Tänasel päeval võib ju sulle tunduda, et maksud tõusevad juba kohati kindlamini ja sagedamini kui päike hommikuti idast. Lisaks on sul nii või naa silmusena kaelas aastate kümnete pikkuseks võetud eluasemelaene ja närivad su hinge ju veel igakuised ettenägematud kulutused, mis võiksid olla vähegi ettenägelikud sinu palganumbri suhtes. Ja nagu sellest veel väheks jääks, ei pea ju palju tegema, et suuta oma meeleolu veel alandada, kui uudistest on nii kerge leida igasuguseid sõjateemasid või siis lugusid 8 aasta pärast potentsiaalselt saabuvast asteroidist. Seega, kui sa oled juba selliste teemade poolt nii või naa hingeliselt halvatud, oledki sa ju täiesti mentaalselt valmis, et soetama endale selline uus Opel Grandland, ehk et pole ju mingit põhjust enam, miks sõita mõne kena veetleva autoga ja las see Grandland võtab kõik veel, mis sulle järele on jäänud, lisaks veel tonni registreerimistasu, kuid kas temas on midagi, mis võiks siiski su meeleolu veel natukene tõusuteele viia? See selgub nüüd. Tere tulemast taas kord kaasa elama naisluksuri proovisõidule. Uus Grand näeb ju tegelikult parem välja kui eelmine mudel ja on tal olemas LED Matrix esituled, milles on 50 000 pikslit, mis ilmselt pimestavad ära kõik 100 kilomeetri raadiuses olevad metsloomad. Saadaval talle 18–20 tollised valuväljad, aga Fronteral pärilt aiakäru plekkvelgi talle miskipärast ei saa. Saadaval ta vaid 5-kohalisena ja 7-kohaline versioon on olemas ainult Opel Fronteral, mis on minu meelest tõesti arusaamatu, sest et see Grandland sobiks ju palju rohkem 7-kohaliseks autoks kui see näotu Frontera. Igatahes on tal olemas 550 liitrit pagasruumi mahtu ja Opel ütleb, et täismöödus pesumasin mahub sinna täistükis ära ilma, et sa peaksid tagumisistmeid üldse langetama ja olemas tal külluslikult jala- ja pearuumi tagumistel istmetel. Interiööris on olemas suur 10-toline digitaalne näidikupaneel ja 10 või paremas varustuses 16-toline multimeediasüsteem ja Opel ütleb, et interiöör on püütud disainida nii, et see juhti võimalikult vähe häiriks. Küll näeb see siiski minu meelest veidi kentsakas välja, kuid on olemas seal palju juhtnuppe, 360-kraadine kaamera ja tegelikult on lisavarustuses vaid esiklassi soojendus ja roolisoojendus ja on olemas endiselt vana ja Saksa AGR arstide poolt heaks kirjatud istmed. Isegi kui ta tundub sulle natukenegi lahe ja loodad, et ehk on seal mootoriruumis ometi vähemalt mingi 2-liitrine tummine vabalt hingav mootor, siis ei, sa pead jällegi pettuma, seal on olemas vaid 1,2-liitrine turbobensiin kerghübriidina, millel 136 hobujõudu ja 6-käiguline klassikaline automaat. Saadaval ta pistikhübriidina, mis juhul on tal samasugune 1,6-liitrine mootor 194 hobujõulisena ja olemas ta ka täis elektrilisena, et võtta sult ära kogu su viimne raha ja sel juhul pakub ta ennast 214, 230 või 321 hobujõulisena ja olemas tal siis umbes 400 kilomeetrit puhtalt elektrijõul sõiduulatust. Ja paraku läheb tema täislaadimiseks aega 11 tundi ja kiirlaadijast on võimalik teda tunniga rohkem täislaadida ja mis veel juhtub, kui sa ta kodupistikusse paned, no ilmselt pead sa siis ikka paar ööpäeva ootama. Hinnad algavad tal 31 000 eurost ja selline see Opel Grandland on ja diislit talle ka ei pakuta, mainin igaks juhuks ära. Anda võimeline võtma siit kogu viimse jäänud raha sinu halvatus ja meeleolu vaeses õhkkonnas, kuid siiski näeb ta ju tegelikult pisut ikkagi lahedam ja ägedam välja, kui kõik siinsed Opeli uued linnamaasturid on kokku välja näinud. Selline ta on ja selline oli sellekordne naisluksuri proovisõit. Meie teiega kohtume juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.